Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat mudelit ilma registreerimistasuta. Tere head kuulajad, käes on 20. oktoober. Geeniuse digisaade alustab siin nädala tehnoloogia uudiste ja teadete ülevaatusega. Meie oleme Glenn Pilvre, Meelis Väljamäe, Hans Lõugas ja millest me täna räägime? No räägime täna sellest, millised on õppetunnid äsja lõppenud valimistelt ja e-hääletamiselt, mida teha järgmine kord paremini. Räägime sellest, et Eesti inimeste pettuste laine keskmes olev Smart ID võib saada olulise uuenduse, mis seda asja teeb paremaks. Räägime kõrvaklappidest, põnevate võrdlustega ja võib-olla räägime täna isegi ühest 4-rattalisest vidjast. Alustame siis sellega, et käes on 20. oktoober, aga oleme ausad teie ees, head kuulajad. Me salvestame seda tsiipakene enne 20. oktoobrit ja me ei tea täpselt, mis seal valimiste päeva õhtuks täpselt juhtus. Küll aga me juba täna saame öelda, et huvitavad lood on selle järjekordse e-hääletamise ja üldse valimiste selle korraga. Esiteks, paljud inimesed avastasid väga rõõmsalt, et saavad hääletada Smart ID-ga, polegi vaja mobiili-ID-d, pole vaja ID-kaarti, et see on väga tore. Tõmbad selle valija rakenduse alla ja Smart ID-ga kõik toimib. Positiivne uudis, eks. Mina isiklikult proovisin Smart ID-ga hääletamist ja võttis aega umbes minuti. Aga mis veel uut oli see aasta? No meenutame siis sellist väikest uudist suvest. Eesti riik sai valmis uue riigi äpi, mis peaks olema täiesti legaalne viis, kuidas ennast tuvastada. Et öelda, et mina olen mina ja seda peab uskuma. Ja mis avastasid paljud inimesed, kes edumeelsetena tahtsid minna hääletama siis päris jaoskonda paberipliiatsiga või tulid näiteks poest toidukottidega ja vaatasid, et valimisjaoskond on siin samas. Valimisjaoskondade silmis ei ole see ikkagi seaduslik enese identimise või tuvastamise vahend. Et jah, Riigikogu võib küll öelda paljugi, et siuke äpp on ja sellega saad öelda, et mina olen mina seaduse silmis, aga valimisjaoskonnad näitasid sulle ust. Ja mis see siis tähendab? Tegime sulle raha eest ja aastaid ühes kõva asja, aga jälle kasutada ei saa. Kellegi suunas peaks nagu näitama nüüd siis. Näpuga peaks näitama. Väga küsimus on, et kelle suunas me peame näitama. Kindlasti me ei peaks näitama äpi tegijate suunas, sest see äpiga saab tõesti ennast tuvastada. Ja täiesti isiklikult ka proovisin tuvastada iseennast ja ka teisi proovisin. Seal ei ole mingisugust probleemi, just nimelt ID-kaardi koha peal avaneb sul võimalus, et skaneeri siis mingisugune QR-kood, äpp genereerib selle 3 minutiks. Ja nüüd 3 minutit on see kood seal ekraanil ja nüüd ükskõik kes teine inimene, kellel on see äpp. Selleks ei pea olema mingit teist äppi, selleks peab olema siis täpselt sama riigi äpp. Sealt siis sellest samast riigi äpist ütled, et skaneeri või tuvasta või mis iganes see valik oli ja skaneerid selle koodi ja siis see inimene, kes tuvastab, see näeb siis põhimõtteliselt sinu fotot, kogu sinu ID-kaardi andmeid ühesõnaga. Kõiki neid väljalaske aegu ja kaua sa veel elus oled ja millal see foto seal tehtud on. Ühesõnaga kõike, mis on ID-kaardi peal, näeb ka tema ja teist korda enam tuvastada ei saa. Et see nagu on üks kord selle ühe QR-koodiga. Nii et näiteks kui sina mind ära tuvastasid, siis keegi sinu selja tagant ei saa enam tuvastada. See on väga hea muide. Mõtle, kui ma teen oma telefonikaameraga foto sinu QR-koodist ja siis näitan seda fotot mujal. Aga see rohkem ei kehti. Just nimelt, sest ma seda ka just nimelt proovisin, sest et niimoodi ka ei saa teha. Seda on ka äpi tegijatel selle peale mõeldud, et sa ei saa sellest QR-koodist teha ekraani pauku või kuidas seda öeldakse, ekraani salvestust, et screenshot ei saa salvestada. Nii et sa ei saa nagu seda kuvatõmmist kohe omale telefoni salvestada, et nüüd jälle näitan ja sa ei saa seda kuvatõmmist ka teistele jagada. Et ainus variant on siis võtta teine telefon, teha sellest foto, sa saad selle foto jagada, see kehtib siis 3 minutit ja sa saad seda tuvastada. Ühesõnaga, see pikk jutt tähendab seda, et äpiga tuvastamine toimib suurepäraselt. See on eriti valus, mis sa ütled, sest see toimib. See töötab. See tähendab tegelikult, et siis valimisjaoskonnas olev inimene, kellel muidu on siis silmad, kõrvad ja muud asjad pea küljes, lihtsalt selle asemel, et ta vaatab siis sinu ID-kaarti, nüüd ta peab siis lihtsalt selle skaneerima ja vaatama oma telefonist, et kas see inimene seal pildi peal on see sama, nii et põhimõtteliselt ei muutu nagu, ma ei näe siin ühtki nagu turvalisuse mingisugust muud lüli, et ju ega siis täpselt samamoodi valimisjaoskonnas olev inimene lihtsalt vaatab ID-kaardile korraks peale, vaatab, kas see on see sama nägu enam-vähem
ja põhimõtteliselt sellega ju see tuvastamine piirdub ja täpselt sama võimaldab ka see äpp. Tundub, et see näpuga näitamine on siin praegu jääb kibe mäng, et kelle poole võiks näidata või mitte, et ka isegi meie minister Liisa Pakosta ütles, et see asi ei lähe mitte, et see on väga halb, et valimiskomisjon on siis öelnud, et digitaalset isikutunnistust ei aktsepteerita jaoskondades praktilistel põhjustel. Esiteks pole jõutud inimesi koolitada. Ma ei tea, Glenn, sa tegid just koolituse praegu. Minu arust viimased 3 minutit. Esitage arve palun. Ja teiseks ei ole jaoskonnad töötajatel seadmeid selle tegemiseks. Et me oleme leidnud ühe grupi inimesi Eesti Vabariigis, kes veel ei ole nutitelefoni kasutajad. Et andke neile siis ühed. Aga ma ei tea, aga mulle tundub see, et Liisa Pakosta üritab öelda, et valimisjaoskond on siis aeglased ja lohakad. Ja võib-olla see on õige, aga miks minister nüüd sellega välja tuleb? Miks Liisa Pakosta seda nagu varem selle peale ei mõelnud? Ma ei saa sellest aru. See on üks küsimus. Teine küsimus on see, et mind nagu üldiselt häirib veidi see, et meil riigi raha eest või siis meie maksumaksja raha eest tehti äppe ja me ei saa seda kasutada riigi teenustes, eks ole. Ma saan aru, kui erafirmad ei taha kulutada selle peale, et autentida või koolitada või mis iganes. Ma segan korraks vahele. Keegi ei pea kulutama selleks mitte midagi. Ükski erafirma ei peaks selleks mitte midagi kulutama. See riigi äpp on sul ju telefonis. See võrdub veel kord täpselt sama. Aga nüüd ongi küsimus selles, et kas me saame nõuda, et töötaja peaks oma isikliku telefoni kasutama autentimiseks kuskil, et see on omaette vaidluse küsimus, eks ole. Et tegelikult on see, et mina kui oleks nagu ma ei tea, mis iganes töötajas, ma eeldaks, et mul on antud töövahend. Et ma ei peaks tegema seda asja oma isikliku telefoniga ja see ongi ju see valimiskomisjoni argument, eks ole, mille üle nad vaidlevad. Töötaja muideks kasutab ka isiklikke silmi. Sa ei saa nagu seda juuksekarva lõputult lõhki ajada, et tegelikult kui töötajal on ju telefon, mis autendib, siis ta ju autendib täpselt sama turvaliselt nagu tema isiklikud silmad. Aga ma mõtlen selles mõttes, mis juhtub siis, kui näiteks ma autendin kuskil oma telefoniga ja see kukub mul selle käigus maha. Kas tööandja kompenseerib seda, see on tööprotsess, mille käigus see õnnetus juhtus? Või on nüüd see, et mine osta oma uus telefon? Ma saan teie mõlema vaidlusest aru ja see on ka õige, et kui ma kasutan isiklikku seadet, siis tööandja ei saa mul teatud nõudmusi panna, et ma unustan hommikul seda laadida, unustan koju, et siis mul jääb töölesanne täitmata. Aga võib tõmmata võib-olla asja kokku, et see ei ole ju nii suur asi ja nii suur kulutus, et need telefonid hankida, siis kui inimesel ei ole telefoni. Ja ongi, et selles mõttes, me räägime sellest praegu valimistest ja sellest, et ei olnud koolitusi, oli vähe aega, mis võib-olla tõsi, aga mina ütleks ikkagi, et see kogu see asi piirneb või läheb nagu laieneb sellele, et ikkagi, kui riik on teinud äpi maksumaksja raha eest, siis ta peaks garanteerima, et riigiasutuses seda äppi aktsepteerivad ükskõik mis moodi siis, eks ole, et samamoodi on ka politseiga, et kui ta mind kinni peab ja tahab mulle trahvi teha, siis ta peaks saama mind identifitseerida selle äpiga, mitte sellega, et mul peab olema juhiluba või kõige kaasas. Kõige suurem raiskamine, et see, et me oleme... Äppi tegime kasutada ei saa. Jo, et me oleme raha ju kulutanud ja aega pannud sinna alla, aga nüüd ta nagu vajub unustusse, sest me juba inimesed peas mõtlevad, see on see asi ju, mida niikuinii ei aktsepteerita. See on raiskamine. Võimalus on raisatud. Ja selles mõttes keetib ka siin ütlus, eks ole, et loll on selleks vabandust ei leia, et valimiskomisjon, kes iganes toimetab, võib alati tõmmata varrukast mustmiljon põhjust, miks see kõik on paha. Täpselt nagu Meelis ütles, telefon võib-olla kukub maha, see on isiklik töövahend, me peame koolitama bla 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 bla. Ehk et veel kord, vabandusi leiab igaüks, kui tahab. Olgem ausad, valimiskomisjon on leidnud neid vabandusi juba päris palju aastaid, ka näiteks kui me oleme rääkinud mobiiliga hääletamisest ja Smart-ID-st ja lõpuks need tulevad ja järsku toimivad asjad on ju. Et mulle tundub, et seal on nagu see vabanduste leidmine on väga oskuslik. No tsiteerime siin klassikat, kes ei taha midagi teha, leiab alati vabanduse, kes tahab midagi teha, leiab alati põhjuse. Nii on. Kuulge, aga lähme siit järgmise teema juurde, meil on palju rääkida tänases saates, aga järgmine teema on ka väga põletav. Iga nädal siin tuleb uudiseid pettustest, telefonipettustest ja muud moodi pettustest, mille keskmes on see probleem, et tavalise inimese jaoks on raske aru saada, kas see autentimine, mida teeb parasjagu elektrooniliselt, kas see nüüd päris legitiimne teenusepakkuja, pank, politsei, midagi muu, või see on pettus. Ja võime süüdistada inimesi, nad on rumalad, võime süüdistada teenusepakkujad, nad pole midagi teinud. Aga olgem ausad, kas see probleem, et see autentimine on lihtsasti kaaperdatav, on probleem. Ja seda on vist aru saanud ka SK.
ettevõte, kes on siis näiteks Smart ID arendaja, nemad küpsetavad mingit uut lahendust ja sellest ilmus see viimasel nädalal üks artikkel, mis räägib asjast nimega Smart ID Plus. Ja kuigi väga palju detaili pole veel teada, siis ma korraks tsiteerin seda artiklit, mille kirjutas Ronald Liive Geeniuses, mis annab lühiülevaate, kuidas see peaks toimima. Smart ID Plussi lahendus loob teenusepakkuja ja siis inimese enda äpi vahele otsese ja krüptograafiliselt turvatud seose. Enam ei pea kontrollkoode võrdlema ja Smart ID Plus on ka kiirem ja sujuvam. Ja kuidas see siis käib? 2 versiooni, 2 stsenaariumit. Üks on mõeldud olukorras, kus teenusepakkuja juurde logimine või digiallkirjastamine toimub samas seadmes, kus on ka Smart ID Plussi äpp. Sellisel juhul toimub suhtlus teenusepakkuja ja Smart ID Plussi vahel otse taustal. Näiteks kui kasutaja soovib panga äpis sisse logida, on ta tehniliselt ja visuaalselt kogu aeg ainult panga äpi sees, mitte ei liigu äpist välja nii nagu praegu. Ja teine olukord on see, kui teenust tahetakse kasutada arvutis, siis teenusepakkuja kuvab ekraanile dünaamilise QR-koodi, mida kasutaja oma telefoniga skännib. No, rohkem detaili praegu pole teada, see peaks olema uus toote siis kategooria praeguse Smart ID kõrval, mille mõte peaks olema see, et kui sa tahad seda näiteks arvutis sisse logida, sa pead olema füüsiliselt sama ekraani ees, et pettur kuskil petturite kõnekeskuses üritab sinu ees siis panka logida, ta ei saa justkui seda QR-koodi skännida, kui tal ei ole seda sinu telefoni Smart ID-ga või ka telefonis. Kas see aitab? Kuidas see aitab? Esialgu on plaan, et see ei asenda otseselt Smart ID-d, vaid selle kõrvale tuleb nagu siukse turvalisema lahendusena, kes 100 000 inimesed harjuvad ümber. Siin on see põhiline küsimus on juurutus või siis see, et kuidas inimeste harjumused muutuvad, et ühe praeguse Smart ID pealt uue Smart ID peale. No tegelikult selle probleemi võiks ju lahendada just selle seadme kontrollimisega, sest täna on ikkagi olukord, kus tegelikult kui mingisugune Anydesk on sul seal arvutis, siis sisuliselt pettur saab ju juurdepääsu sinu ekraanile või selle ohvri ekraanile nii-öelda ja ta saab vastavalt sellele siis neid koode toksida. Aga kui tegelikult autentimisel on vaja ikkagi seda ühte ja seda ainsat seadet, mis on siis selle päris inimese käes, eks ole, siis sellisel juhul selline kaugkoodide toksimine ei töötaks, nii et see võiks nagu ikkagi selle mure nagu teoorias praegu lahendada. Ja, et vähemalt detaile teada, et millal seda ka jõutakse nii-öelda avalikkuse ette ja hakatakse laiemalt testima ja kuidas see täpselt töötab, aga hästi positiivne uudis, et vähemalt tehakse mingitki samme, sest see nagu epideemia pettustega on väga lai. Väga palju on seda näha ja kuulda. Ja võib-olla ma siia kõrvale loen kohe ühe temaatilise kuulajakirja ka. Sest et meile on tulnud huvitavaid kirju ja üks saade me rääkisime pettustest. Eerik kirjutas meile sellise kirja. Jagas siis oma kogemust, et tema on saanud pettukõnesid Tervisekassast, Elektrilevist. Siin võib öelda Eerikule, et aitäh, just nimelt oligi tore, et selliseid kirju tuli, et inimesed päriselt rääkisid, sest meil oligi see probleem, et näed, meid ei taha keegi petta. Just. Ja Eerik ütleb väga huvitavat asja. Probleem on see, et sa ei suuda enne hinnata, et kõne on pettus, kuni jõutakse autentimiseni. Seega ei saa kõne kohe katkestada. Näiteks talle helistati Elektrilevi puhul, kusjuures helistajatel oli teada tema aadress, tema isikukood ja isegi Elektrilevi elektrikapi asukoht, kuna ilmselt on need kõik avalikud andmed. Ja lähenemine üsna pehme, et tahame teada, et tuleb tehnik ja lõpuks oli vaja tehniku visiit kinnitada mobiil-ID või Smart ID abil. Ja nagu Eerik ütleb, mõistlik inimene seda täna ei tee. Aga Eerikul on väga head küsimused siin nüüd ka oma kirja lõpetuseks, et kui ta näiteks on sellised pettuse sees olnud ja aru saanud, et see on pettus, siis on küsimus, kas ma lihtsalt katkestan kõne või saan ma kuidagi kaasa aidata pettuste leviku vähendamisele. Et ma ei hakka selle peale kohe politseisse helistama, aga võin öelda, et palun saatke minu telefoni see Smart ID kood. Ja siis Eerik nagu küsibki väga hästi, et kas ma peaksin seal mobiil-ID või Smart ID-ga kinnitamise puhul seda kuidagi raporteerima, et tuleb see kood Smart ID-sse, vajutad cancel ja siis raporteerid, et tegu oli pettusega. Kas sellest on midagi kasu? Kas mobiil-ID-s on midagi sarnast?
kas jääb võimalus süsteemihalduril kuidagi võimalus siis blokeerida selliseid nii-öelda neid koodi saatmisi, et läbi tema sammude oleks võimalik neid pettureid kuidagi paremini kinni võtta, et kas lihtsalt kõne lõpetamise asemel oleks võimalus kuidagi kaasa aidata sellele? Et siinkohal ütlen, et head küsimused ja me püüame neil saada vastused ja siis ka siin rääkida või sellest ka artikli kirjutada, miks mitte mõlemat. No jah, ilmselgelt selline üldine vastus oleks, et kindlasti tasuks sellest raporteerida ja kindlasti peakski just nimelt ikkagi politseid sellest teavitama, sest politsei selliste asjadega tegeleb nii veebis kui päriselt. Loomulikult jah, praktikas on seda meil kuidagi pidi raske kinnitada, sest me ise ei ole proovinud teavitada ja võib-olla jah, kui sa nüüd helistad just 112, siis öeldakse sulle, et kui keegi surnud ei ole, siis pane toru ära, aga ma ei usu, et nad seda teevad, et igal juhul tegelikult võiks kindlasti sellest teavitada, sest mida rohkem inimesi sellest teavitab, seda rohkem ka see probleem tõuseb siis pinnale või ülespoole. Just ja sõltumata sellest, mida siis Smart-ID operaator teeb, isegi kui tuleb see kinnituskood ja sa vajutate tühista või cancel ja siis vajutate nupule raporteeri, siis jääb sellest üks logirida alles tänase kuupäeva ja kellaajaga ja mis iganes põhjusel on võib-olla tulevikus lihtsam siis näiteks seda, mida te telefonis politseile räägite, ka pärast selle kaudu tõestada või lisa. Ikkagi see skeem ka või kuidas ma ütlen, see narratiiv, millega siis pöörduti, on üsna loominguline ja kui neid võib-olla kuidagi süstematiseerida, siis tekib ka ikkagi mingisugune teatav profiil, et kes parajasti on, et see jutumärkides elektriarvesti vahetaja ja kes on siis võib-olla mingi õnnetuste organiseerija või mis iganes, et sealt võivad ikkagi välja joonistuda mingisugused mustrid, mida just nimelt politsei saaks tõhusalt kasutada. Täpselt nii. Lähme siis valimiste ja turvamise ja Smart-ID teemade juurest edasi ja räägime kõrvaklappidest, sest eelmine nädal me rääkisime Apple AirPods Pro 3-st, mis olid kohutavalt vaigistavad. Mürasammutus oli nii, et müra nagu ei olnudki enam. Nii oli. Glenn, sa tegid nüüd väga huvitava võrdluse selle peale. Kõik võrdlused, ma ütlen, ebavõrdsed võrdlused on kõige huvitavamad. Sest see vist on ebavõrdne võrdlus. No kindlasti, sest et ega väga pikalt enam neist ei olegi mõtet rääkida, et võite kuulata siis meie eelmist saadet, kus me Hansuga mõlemad neid olime kuulanud ja just see mürasummutuse pool neis on nagu tõesti uskumatult hea, et seni kõik need kõrva sisse pistetavad nööbid või nupud, nad on olnud sellised, nad nagu summutavad ja aga ikkagi see suur kõrvaklapp, mis siis käib üle kõrva, see on olnud nagu teises summutusklassis alati, et kui sa paned selle, Sonyl on see VH-seeria ja Bose'il on olnud siis Quiet Comforti nimelised, on ka muidugi kõrvasisesed Bose'il, aga siis Quiet Comfort Ultra on Bose'il. Üks võiks öelda ikka maailma üks parimaks peetav kõrvapealne müra summutav kõrvaklapipaar. Ja katse siis oli väga lihtne, võtsin mitte rassast need samad Bose Quiet Comfort Ultrad, mis siis eelduste järgi võiks ju olla ikkagi vähe teises liigas. Ja siis võrdlesin, kuidas müra summutus toimib ja sain teada, et müra summutus toimib kohati isegi natuke kehvemini kui AirPods Pro 3-del. Ehk et see on täitsa ebareaalne, et ma ei saaks öelda, et üks on nüüd halvem kui teine, ma ei mõõtnud mingite ossilograafide või mis iganes muude seadmetega, kahjuks ainult oma kõrvadega. Kuidas ma ütlen, et profiilid on natuke erinevad lihtsalt, aga keeruline on öelda, et üks on teisest siis nagu otseselt parem või halvem. Põhimõtteliselt see katse näitab ja seda, et need Apple'i uued AirPods Prod on samal tasemel, kui mitte isegi kohati paremad, kui täna ikkagi maailma parimaks peetavad kõrvapealsed klapid. Hinnaklassi vaadates 250 eurot täna, ma ütleks küll, et selles hinnaklassis vist ei ole mitte ühtegi, seal hinnaklassidest just rääkides, et sellest hinnaklassist paremat summutavat paari pole. Mis see ultrahind nii-öelda? Ultrahind täna 350 on see, millega mitte rassa neid pakub, võib-olla kusagilt saab kallimalt või kusagilt odavamalt. Ja kõik need teised Sony XM-id ja mis iganes need uuemad on ju ikkagi seal lausa 400 kandis ja rääkimata veel kallimatest ja luksuslikematest brändidest. See on kõva sõna tõesti, aga ma
ma ei kuidagi üldse ei üllatu sellest nii väga, mis sa räägid, kuna mul on endal kõrvas olnud need AirPods Pro 3-d ja ma usun kõike iga sõna, mis sa ütled, sest need on tõesti olid ebamaiselt vaiksed. No võt, me vist rääkisime eelmine nädal ka sellest ju, et peale selle põneva tehnoloogia, mis seal sees on, mis seda aktiivset osa teeb, kas see passiivne mürasummutus läbi nende otsikute, mis su kuulmekanalisse nii-öelda sobituvad. Väga nutikas, et see ilmselt aitab ka, jah. Jah, olgugi, et see nüüd ikkagi, võti on ikka selles aktiivses pooles. Et loomulikult, eks nad seal kõrvas võib-olla istuvad siis mõnevõrra paremini, võta sa kinni. Aga muidugi, mugavuse mõttes loomulikult ei saa ikkagi nende Bose'i quiet comfort'ide kohta ka öelda halba sõna. Et need peas võib-olla, kellel ei meeldi see kõrva toppimine, siis on ikkagi Bose'i kõrvaklapid tõesti nagu erakordselt head, kerged ja sellised hästi pea- ja kõrvasõbralikud. Ma ei ole neid ammu pähe pannud, on siin vahepeal igasuguseid teisi klappe käinud läbi ja tuleb tunnistada küll, et ka omas kategoorias ikkagi Bose väga-väga veenev kõrvaklapp ja Bose ka mängis, ütleme, et kui nüüd korraks, kui me juba neid võrdleme helist rääkides, siis tõepoolest AirPods Prod on nagu natuke sellised kas summutatumad või kitsama heliväljaga. Bose'i quiet comfort'id olid nagu heli mõttes ka nagu ääretult mõnusad, nagu avaramad, võib-olla isegi natuke kohati säravamad, mängisid madalaid basse veel natuke nagu rohkem, nii et kokkuvõttes ikkagi kui ma nüüd nii-öelda silmad kinni valiksin täna, siis ma võtaksin ikkagi need Bose'id. Aga kui ma vaatan hinda, vaatan suurust ja kõiki selliseid aspekte, siis loomulikult on Apple'il nende klappide kujul väga-väga kõva konkurent hoopis kallimatele klappidele ka olemas. No siin on nüüd 2 kuulajakirja, mis lähevad sinu võrdlusega väga hästi teemasse ja need kuulajakirjad on, ütleme otse, lähenevad samale küsimusele väga vastupidisest suunast. Ja mis näitab ka väga hästi seda, et arvamusi on erinevaid. Martin kirjutab meile väike palve teile saadet tehes. Kui teete eri uute toodete mudelite teste, siis kas oleks võimalik, et saates antud testist ja tulemustest kõneldes te ka mainiksite, kas teie hinnangul on käesoleval hetkel teguga antud hinnaklassi parima tootega? On näiteks tuleb telefoni hinnaga 300–500 eurot. On see turuliider just siis see telefon? Või ka olgu tegu nutikella, kõrvaklappi või tolmuimejaga. No see praegu, mida Martin küsib, sa tegelikult ütledki ära isegi, et jah, et AirPods Pro võib olla oma liider selles 250 eurostes kõrvasiseste klappide klassis, aga tegelikult ta võidab ka hoopis teise klassi klapp. Siin ongi tegelikult ju see, et me minu arust räägimegi sellest, kui me midagi testime, sest räägime, kas see on oma sinnaga siis parim või mitte. Või kas ta on üldiselt parim või mitte, üldiselt parimat on muidugi keeruline selgeks teha. Teine asi, mis muidugi AirPodsi puhul on see, et on ikkagi see, et Androidi kasutajatel on seal ikkagi probleem seadistustega, eks ole, mida põhimõtteliselt teha ei saa, et Apple on selle päris kinni pannud. Kahjuks või õnneks seal lihtsalt seadistusi on väga vähe, mida saab teha, aga jah, sa ei saa seda vähestki teha. Aga iOS-i puhul ei ole ilmselt nagu väga... ei pea nagu väga palju mõtlema, tahtsime öelda. Aga teine kuulajakiri on siis sama küsimusele lähenud teisest suunast. Timo kirjutab meile hoopis siis niimoodi, et tema hakkas otsima parivad mürasummutavad kõrvasiseseid klappe, täpselt see, millest me oleme siin rääkinud. Ja Timo sai aru, et enamik hinnanguid on erakordselt kasutud. Tihti võib kuulda väljendid omas hinnaklassis ja siis järgneb hinnang heli kvaliteedile, aku kestvusele ja nii edasi. Küsimus, kas oleks võimalik anda universaalsem hinnang? Et mul ei ole 3-4 hinnaklassis kõrvaklappe, ka ei plaani osta iga hinnaklassi parimaid, tahan lihtsalt parimaid. Seega mind ei huvita mingi konkreetse hinnaklassi parimaid, sest kus ma peaksin teadma, mida see tähendab. Mind huvitab, mida ma kaotan kõrdluses kõige parematega. Ja siin on veel üks küsimus, mille ma toon ka välja, mis on väga konkreetne küsimus. Nimelt Timo räägib sellest, et ta ostis endale OnePlus Buds 4 kõrvaklapid Soomes uuena käest 60 eurot, mis olid palju paremad kui Sony XM5 seeria omad, on ju natukene kallimad. Ja ta ütleb, et Bose, Sony, OnePlusil kõigil 100–160 eurosed head klapid on väidetavalt head, aga nende vahel võrdlust ei ole. Tundub nagu maksaks kõvad tegijad reklaamijatele raha, et sellised ebasoodsaid võrdlusi ei tekikski. Huvitav, kas see on tõsi?
no mis me oskame kosta? Ja esimene asi on see, et keegi meile ei maksa. Pigem võib-olla valgustaks, kuidas see asi käib, on see, et me elame seal, kus me elame. Ehk siis me elame Eestis, mis on väga pisike, väga eksootiline riik ja väga paljusid tootjad lihtsalt ei huvita see, et keegi siin Eestis midagi testiks. Ja kui mina tegin viimati oma siis sellist alla 100 euroste kõrvaklappide testi, siis üks neist, mida ma testi küsisin, olidki OnePlusi Buds 4 ja küsisin ka Nothing ER2-sid tol hetkel, et CMF baase, mis on ka Nothing omad, millest ma ühtegi ei saanud, sest et mõlemad tootjad ütlesid, et meil ei ole teile neid anda. Ja siiamaani ma olen OnePlusiga rääkinud ja nad endiselt ütlevad, et me uurime, kui me saame vaba demo mudeli, siis me neile neid saadame. Aga siiamaani seda ei ole juhtunud, nii et mind tegelikult ennast huvitavad OnePlus Buds 4, sest nad tõepoolest peaksid olema ühe tipptasemel hinnakvaliteedi suhtega. Aga jah, praktikas paratamatus on see, et punkt 1, kõik ei ole võimalik füüsiliselt testides, ei ole selleks aega ja teiseks on see, et lihtsalt kõiki tooteid ei ole võimalik saada, kuna Eesti turg ei ole, ma ei tea, Saksamaa turg, eks ole, nii et siin see katvus on hoopis teine. Aga teine asi on muidugi see, et mis puudutab seda, et kas asi on omas hinnaklassis parim või kas mina siin lausa üldiselt parim, siis siin on ikkagi see, et 100 eurone kõrvaklapp ei saa olla füüsiliselt praktiliselt reeglina parem kui 400 eurone kõrvaklapp, aga see vahe võib olla üsna minimaalne ja vähemalt mina enda juures, võib-olla ma siin jutu käigus niimoodi peast rääkides kipun mõnikord seda ära unustama, aga vähemalt oma kirjalikes artiklites ma ikkagi mainin, kus ta asub nii-öelda selles hinnaklassis ja kus ta asub ka nagu võrdluses üldisega, mis on need eelised ja miinused siis, millest puudu jääb, kui sa ostad selle kõrvaklapi või muu asja võrreldes kallimaga, eks ole. Aga mõnikord on see vahe nii marginaalne, et see vahe on lausa olematu ja võib-olla ei peaks ka rohkem kulutama. Aga jah, me üritame seda silmas pidada tegelikult. No ütleme, et võrdlusi koostades tegelikult see probleem, millele meie kirjasaatja viitab, on väga aktuaalne. Sellepärast, et kui sa hakkad koostama mis tahes suurt võrdlust, mida ma olen siin läbi aastate üsna palju koostanud, siis väga ruttu põrkad sa kohe tootjate poolt sellele, et aga mis hinnaklassist te võrdlete asju. Ja kui sa ütled, et aga me tahaks seda tolmuimejat, mis maksab nii palju, aga näed, siin on üks, mis maksab 1000 ja siis kohe tõusevad juuksed püsti, aga neil tekib hirm, et aga äkki see 1000 võidab ju selle, kui meie oma maksab 500. Siis me anname ka selle 1000 ehk et tegelikult oleks alati väga hea võrreldagi kõiki, sest mind ka inimesena väga huvitaks, kui ma ostan 200 imuri, palju see on kehvem 1000-sest, et tegelikult see on huvitav võrdlus. Kas on 5 korda vahet, aga tootjatel on tegelikult väga keeruline olukord, sest nad õudselt kardavad, et kui nüüd üks annab sellise odava, siis see on igal juhul ju viimane. Ja siis tundub, et oi, kui halb see kõik on ja väga raske on tegelikult pannagi seda valikut niimoodi kokku, et seal oleks kõik asjad ja see oleks väga tore. Kas mitte, pole ka teistpidi ohtlik, et kui sa annad need odavama klassi seada, siis teine tootja mõtleb, et aga pagan, see 200 eurone võib olla suhteliselt sama hea kui teise oma 1000. Võib ka see aspekt olla. Tegelikult tasub võib-olla ka silmas pidada seda arvestades, kuidas kuidas need asjad liiguvad, siis võib-olla tasuks ka tegelikult kiita veidi siin kodumaiseid edasimüüjaid, maaletoojaid ja tootjate esindajaid, kes kõigest hoolimata annavad endast parima, et me saaksime oma tööd teha ja oma lugejatele, kuulajatele asju jagada. See kohati on ka neil väga keeruline oma välismaistes suurkontorites neid asju kätte saada ja veenda, et see on tegelikult vajalik see nii-öelda test. Kindlasti siinkohal on lihtsamas olukorras loomulikult need nimed ja tootjad, me nimetame siin mingeid hulgimüüjaid või suuremaid kaubanduskette, kelle riiuli peal ongi 10 erinevat brändi. Aga väga keerulises olukorras on võib-olla need nišikamad toote esindajad, kes võib-olla toovad siis kas maale või esindavad just seda ühte brändi ainult näiteks. Ja siis on neile eluliselt väga oluline, kas see jääb testi viimaseks või mitte. Et kui ma olen ka suuri teste tehes, väga lihtne on tegelikult, kõige lihtsam oleks võtta kõik tooted ühest ketist. Sest tegelikult siis ei teki päris vist piinlikku hetke, et miks üks kaotas ja teine võitis, sest see kett võidab igal juhul. Ta saab reklaami, ta saab nähtavust ja tema toode on igal juhul esimene, mis siis, et ka tema toode on igal juhul viimane. Aga kui kõik tooted võetakse ka erinevatest kohtadest, siis muutub see väga kriitiliseks, eriti Eesti väiksust arvestades, kuidas tal selles testis läheb,
mis on tema positsioon, mis on see hind ja kõik see muutub oluliseks. Ja noh, kui rääkidagi selle testimise köögi poolt, siis suur osa sellest kulub ka alati peale testi vabandamiseks ja selgitamiseks, miks läks nii. Mida ma tean väga hästi, sest et tuleb olla diplomaat ja üritada selgitada, et näed, see sai meile hindeks ei ja see sai hindeks jah, sest et digitestide hinnang on ka mõnes mõttes üsna mustvalge, mis mulle personaalselt väga ei meeldi, et sa pead panema templi, kas ta on jah või kas ta on ei. Sellist templit tegelikult elus reeglina asjadele ei panda, sest et sul võib olla asi, millel on mõned asjad hästi ja mõned asjad halvasti. Et tegelikult sellist mustvalget lähenemist ei saa justkui teha. Ja aga teistpidi, kui me teeme suure testi, seal on 10 kõrvaklapipaari ja kõik saavad jahi. See on jälle kuulajad ka tigedad, aga mis siis on, et me peame kõik need ostma. Ma arvan, et me mäletame seda aega, kui see otsus tehti, et jah või ei öelda, siis see eesmärk oligi ju see, et teha asja võimalikult lihtsaks ja ollagi mustvalge, aga ma olen nõus, et elu ei ole selline ja võib juhtuda, et see ka mingil hetkel muutub, aga jah. See on hea, ütleme, perspektiiv ja vastus praegu teie poolt, kuidas toimub see hinnangute ja arvustuste andmine ja keegi ei maksa kellegile. Teine asi muidugi, mis on ka Eesti väikse turu arvestus, mida ma mainin siia juurde, on see, et kui suurtel turgudel tootjate PR-osakonnad jagavad suhteliselt vabalt ja suvaliselt oma tooteid kellel iganes või see eriti nagu testijatele, ajakirjanikele, influenceritele, siis ja neid ei taheta kunagi tagasi ja sul ongi võimalik 3 aastat vanu kõrvaklapid võtta riiulit ja neid võrrelda uute mudelitega, siis Eestis on ikkagi see, et 99,9% kõigist toodetest lähevad tootjale või müüjale tagasi peale testi. Ja siis meil enam ei ole võimalik, me saame ainult meenutada nagu oma kirja pandud asju või oma mälu, eks ole, et kas see toode oli hea või halb ja kuidas ta võrrelduna uue tootega, eks ole, ja see kohati on, ajalugu ei andesta ja mõnikord see mälust ei piisa, eks ole, aga nii see paratamatult on, et me oleme kindlasti kehvemas olukorras kui suuremad riigid. No siinkohal just selle võrdluse kontekstis mainisingi mitte rassat hea sõnaga. Väga tore ongi, et on olemas meil sellised ettevõtted, kes tulevad vastu, et täpselt ma ütlen, et näed, ma tahaks nende AirPodsidega nüüd võrrelda Bose Quiet Comforti, mida mul ei ole ju riiulis olnud mis iganes aastaid või aastat või kas või nädalat võib-olla, sest ma neid praegu ei testi, aga ma saan ja kohe ja neid sealt ka võtta. Ja teistpidi näitab ka see, et need testijad, kes võib-olla oma asju siis jätavad kauemaks, ka sellest mõnes mõttes võidavad, sest need asjad saavad kogu aeg rohkem kajastust ja need asjad saavad kogu aeg rohkem võrdlust, et olgu see siis mingi telefonibränd või kõrvaklapibränd või mis iganes, kui see on meil testijatena riiulilt võtta, siis me sellest alati ka räägime. Kui seda ei ole võtta, siis me sellest ei räägi. Timo Kiri pani mind veel ühe asja peale järgi mõtlema, et tema kui teadlik ostja, tarbija, aga ütleb siin kirjas, et mul ei kavatse omada 3-4 hinnaklassis kõrvaklappe, ma ei plaani osta iga hinnaklassi parimaid, tahan lihtsalt parimaid või siis teada, et mind huvitab, mida ma kaotan võrdluses kõige parematega, et aru saada, kas kompromiss tasub ennast ära. Siin mulle meenus, et oli siin nädalaid või isegi pikemat aega, kui Glen käis ringi nagu teatud kosmonaut mingite kandiliste asjadega, kas need mitte olnud HIFIMAN-i mingi planaar kõrvaklapid lahtiste avadega maksid 2500 või 3000 eurot. Mis sa ütlesid, et on jube head ja avarad. Ja. Kas need võiks olla siis üks kandidaat parimate kõrvaklappide nii-öelda tiitlile, ehk siis teisi kõrvaklappe peaks võrdlema nende parimatega, selliste 3000 euroste HIFIMAN-idega? No, siin, või ma natuke viskan nalja selle üle. Tee on libe selle koha peal, et tee on väga libe, sest kui sa hakkad minema hinnaklassi mõttes kallimaks, siis järjest rohkem hakkad sa maksma võib-olla selliste pisemate, peenemate nüansside eest ja see kehtib kõikide asjade eest meil elus. Et kusagile maani on see hind justkui korrelatsioonis võib-olla mingite pragmaatiliselt hinnatavate omadustega, aga kusagilt edasi hakkad sa maksma juba disaini, luksuslikkuse, sellise eristuvuse, kõik need mõisted, mis võib-olla tegelikult ei omagi enam nii suurt vahet. Ma ei taha üldse öelda, et need HIFIMAN-i klapid nüüd olid kuidagi juba sellisesse väga luksuslikkusesse kalduvad, sest sa võid ka kõrvaklappe osta täpselt 3, 4, 5 ja võib-olla ka 10 korda kallima raha eest, kus tõesti on juba see nüanss suurem. Aga nagu vale oleks nüüd ka öelda, et need odavamad klapid kõlavad 10 korda halvemini kui need 2500 eurosed HIFIMAN-id. Nad kõlavad tegelikult ikkagi erinevalt ja see sõltub lihtsalt eelistustest, et kui sa tahad tõesti sellist lahtist tüüpi kõrvaklapi heli, siis juhtumisi nendes klappides on see tõesti väga hea ja see, kas ta nüüd
tundub parem või halvem, siis natuke odavamatest, kallimatest on tegelikult väga subjektiivne, et ja isegi see objektiivsus siin ka ei anna mingit olulist rolli, et noh, me võime ju lõpuks kõiki asju mingite seadmete ja promillidega ja võimsustega ja üle mõõta, aga tarbijad on ju ikkagi inimesed, et tegelikult noh, see lõpuks ei tähenda ka midagi. Graafiku tõmbame, aga noh. Et tegelikult ka meie oleme inimesed ja eks meie eelistused määravad ka siin midagi ja tegelikult, kui sa just rääkisid, kui palju on kallid asjad, paremad kui odavad asjad, siis tegelikult mingist hetkest alates hakkab eriti tugevalt tööle see järjest väheneva kasvu seadus nii-öelda või law of diminishing returns inglise keeles, eks, kus siis on see, et võib-olla 1000 eurosel ja 3000 eurosel kõrvaklapil näiteks on, ma ei tea, vahe on 10% ja 300 000 on võib-olla vahe 20% omavahel. Nii et selles mõttes see tegelikult see, mida sa saad, kui sellest kallimaks lähed, siis tegelikult saad oma juurde makstava summa eest lõpuks järjest vähem, eks ole. Küsimus selles, kas see vahe on sinu jaoks, see väike vahe on sinu jaoks piisavalt oluline, et see tasub kulutada või mitte, eks ole. Ja seda peab iga inimene ise otsustama. Nii et tihti ei olegi mõtet kulutada rohkem. Tuleb öelda aitäh Timole ja ka, kes see kirjutas meile ennem oli Martin, et olulised teemad, kuidas siis arutada ja kuidas orienteeruda tänapäeva tarbijana nendes toodete vahel. Nii, aga meil on üks teema veel nagu siin salves ootel täna rääkida, sest et Glen sõitis autoga ja arvab, et see on väga tähtis teema, sest autoga sõitmine oli kuidagi eriline. Nii et Glen, mis autoga sa sõitid? Mulle muidugi üldse meenub kohe siin, kui sa niimoodi alustasid, et kas autoga sõitmine on tähtis teema, siis lugesin hiljuti ka päris huvitavat debatti, kus paar inimest kuidagi väitlesid väga kirglikult, et auto on justkui selline inimeste põhiväärtus ja meie kultuuri kandja ja vastulause oli see, et kui sul juhtumisi enam lubasid ei ole, kas sa oled siis kultuuritu ja väärtusetu inimene. Nii et see pani kohe nagu mõtlema, et auto on huvitav. See on nagu valupunkt, et auto on üks huvitav asi. Kuidas on auto kultuuri kandja, et see minul küll nagu üldse ei lähe kokku. No, kultuuri kannab palju parem ühistransport, kus saad inimestega suhelda ja kultuuri vahetada. No näed, juba debatt läks käima, ütleme nii. Debatt läks käima. Kuidas seda kultuuri kanda? Millise autoga peaks sõitma siis Glen, või mida sa järgi proovisid, kus seda kultuuri? Glen kannab endas väga palju rohekultuuri oma autode täitsid. No jah, vähemalt ma tahaks... Mis on ka vastuoluline. Mis on väga vastuoluline jah, et ma tahaks küll nii mõelda, et mulle jah meeldib nagu selline kultuur, mis kuidagi vähemalt tahaks mõelda sellele jah, et see kultuur päästab maailma siis natuke rohkem kui võib-olla tossav kultuur. Ja see auto oli Kia EV4. Ja Kia EV sarjas on autosid rohkem, nad jagavad Hyundai'ga sama platvormiks, siis teab, näiteks on EV6, siuke võrdusmärk Ioniq 5, siis on EV9, ma ei tea, kas see on siis Ioniq 9, mul peaks vist olema selline suur maastur, millest me ka vist oleme siin rääkinud. Ja EV4 nüüd on siis ühe astme võrra kõrgemal kui Kia EV3, et EV3 on Kial pisemad sorti nagu linnamaasturi taoline auto, mis on saanud ka häid hinnanguid, aga ikkagi natuke võib-olla selline hästi emotsioonitu auto, siis olgu see heas või halvas mõttes, et ta teeb nagu kõike hästi, aga sealt välja tulles sa ei vaata võib-olla tagasi selle auto poole, vähemalt mina väga palju ei vaadanud, mitte et see kuidagi halb oleks, aga lihtsalt ta on nagu natuke võib-olla igavam, aga EV4 nüüd proovib seda Kiat nihutada siis sinna segmenti, kus sa nagu vaataks tagasi, kui sa autost ära lähed. Mul nagu see, kui sa ütlesid EV4, tekkis selline väike segadus peas, sest see numeratsioon on kuidagi väga järjestikune. Ehk siis need numbrid on erinevad sõidukiklassid. Oli ju ka EV6, kui ma õigesti mäletan. EV6 just, mida ma mainisin. EV6 on selline sedaan, on vale öelda, jah, ta on ikkagi siuke linna luukpära. Aga samal ajal ta ka ikkagi suuruselt on ikkagi, ta on suur auto, ta ei ole siis sellise klassi auto, nagu on siin, mis iganes meil on, Volkswagen ID3 või midagi sellist või nagu ka EV3, et ta on ikkagi massiivsem ja suurem auto. Kui suur on vahe suuruse poolest EV6-ga? No vaat ma jään nüüd võlgu mõõdulindiga tunnetuselt. No tunnetuselt on ikka nii, et ta on ikkagi nagu väiksem auto ja et ma ütleks pigem ta on selline natuke... EV4 on nagu Volkswagen ID4. ID4 tundub mulle suurem auto, aga võib-olla see on petlik, ta on kindlasti suurem autoga, või tähendab, ta on kusagil seal ID3 ja
ja siis Ioniq 5 vahel või ta on mingi selline, ütleme kaalu mõttes ma vaatasin, et ta on samas klassis nagu ongi ID3 ja 1900 kandis on siis tühimass, et jääb alla 2 tonni, mitte siis üle 2 tonni, nagu kipub see olema nendel suurematel elektrisedaanidel. Ta ei ole nagu linnamaastur ühesõnaga, ta on tegelikult selline luukpära hatchback auto, millest on ka saadaval pikkpära versioon, mis näeb muidugi välja päris huvitav, mitte seda minna vaat. No umbes selline nagu saabid. See on eestikeelne sõna või? Ma ei tea. Selline nagu saabide käekiri kipus olema, et tagarattad on seal kusagil auto keskel ja siis tagumik ületab veel seda tagarataste osa veel umbes teist sama palju nagu esirataste oma. Mul tulevad silmete saabi lennukid praegu sellega, kui sa ütled. No, vaat saabi autodel ka kipus nagu sellist käekirja olema, et lihtsalt tagumik tõmmati nagu kõvasti üle nagu tagarataste ja siis selle tagumiku peale pandi ka veel tagaklaas, et noh, sedaan teatavasti on siis selline auto, kus nagu klaas pöördub alla sealt kusagilt tagarataste kohast ja siis tagumikus on siis meil see panipaik, luuk ja kõik need muud asjad, aga siis pikema päraga auto on selline, kus see klaasi osakond on koos selle luugiga. Ehk et see EV4 siis, mis on siis pikk päraga, näeb otsus väga kummaline välja, aga sellest ma ei taha üldse pikalt rääkida, sest seda siin sõitmiseks ka veel ei olnud ja sõitmiseks oli siis EV4 lühipära või luukpära või mis iganes pära ta siis on hatchback. Ja ta näeb tegelikult päris elus ka kihvt välja, et Kial on natuke olnud ka selliseid disaini, kas öelda probleeme või EV6 võib-olla nagu disaineri vaatest kippus natuke olema selline, et kampdisainerid lasti peale ja igaüks proovis pintsliga tõmmata teistest ägedama joone. Et kui sa nagu vaatadki platvormi üleselt, et siis Ioniq 5 on kuidagi tulnud nagu väga sellisest teadlikku ja ühe disaineri sulest. Aga EV6 justkui nagu olekski tulnud sellisest, kes teeb ägedama poritiiva ja kes teeb parema tule. Ehk see auto nagu näeb nagu välja natuke selline sihipäratult tahan olla kihvt, siis EV4 on nagu väga hästi tabanud sellist kialikku joont, mida nad on nüüd ka EV3 puhul pikalt teinud ja ka EV9 läheb sinna kanti ehk niisugused kitsad nagu tuled ees ja sükene mõnes mõttes nagu nurgelisem, aga nad on selle joone kuidagi suutnud nagu ära viimistleda, nad on nagu pannud nii-öelda selle täpi sinna i peale, nii nagu Ioniq suutis selle 5-ga teha sellise stiilselt ja ägeda auto, aga siis EV4 on ka nagu läinud nagu õigesse kohta on seekord see nool visatud. Ja et ma ütlen siia vahele, et ka mina sain seda korra proovida ja vaadata ja siis minul jäi mulje, et see on nagu võetud parimad osad siis EV6-st ja EV3-st, ehk siis minule EV3 ei meeldinud sellepärast oli siuke kandiline kast, et meenutas veidi nõukoaegset pirukat. Aga samas EV6 mulle tegelikult meeldis, et see EV4 on toonud nagu selle EV3 uuendused ja sellisesse ilusama disainiga kersta pannud selleks ole. Ma vahepeal vastan ka enda küsimusele, et EV4 on 35 sentimeetrit lühem kui on EV6 ja wheelbase ehk rataste vahe on siis 80 sentimeetrit, ei ole 80, ikkagi 80 sentimeetrit lühem. Nii palju ei saa olla. 8 sentimeetrit lühem, jah. Nii et selles mõttes natuke on väiksem, aga mitte palju. Kui ma sama pikalt veel hakkan rääkima, sa võid vaadata, aga palju ta on suurem või väiksem EV3-st. Aga mina vastan iseenda küsimusele, kuna ma ikkagi ei jätnud rahule selle pika mudeli välimus ja leidsin siis pildid Kia EV4 sedaanist, mis jah, võib-olla tõesti saab, võib-olla nagu mingi Priuse versioon, aga tõesti see hatchback, inglise keeles hatchback, eesti keeles luukpära on tõesti palju ilusam. Just. EV3 on väga palju väiksem, lausa 43 sentimeetrit lühem, nii et EV4 siis. Olgu, et EV3 iseenesest tundub nagu kõrgem ja võib-olla suurema vale sõna, aga niimoodi, kui neid otseselt kõrvuti ei pane, siis EV4 ei tundu suugi suurem auto. Kuule, aga Glenn, ma küsin sugust sellise praktilise küsimuse, ma ei tea, kas sa tead seda üldse, aga ma näen siin selles samas andmebaasis, kus ma neid andmeid vaatan, et EV4 tuleb 2026 välja alles, et kas see on tõsi või see on tegelikult juba müügil? Ma ei saanud aga muidu ringi sõita, et on täitsa päriselt müügil. Hinnad peaks algama seal 43-4 vahelt kusagil, et ta on mõned tuhanded kallim nagu baashinna mõttes kui EV3. Aga
tulles siis nüüd jah nagu jutu alguse ja lõpu juurde juba korraga, miks ta on äge auto, et disainist me juba rääkisime. Disaini mõttes on Kia kuidagi suutnud väga hästi need head omadused kõik kokku koondada ja jätmata sellise oma stiili, kui ütleme jätmata oma stiilist ära minemast või nüüd see lause öelda teistpidi lihtsamalt on, et jäädes ka oma stiili juurde, samal ajal on ta osanud sinna kõik need asjad kokku panna. Aga sõidus ja kogu sellisest viimistluselt ja kõigelt on õnnestunud nagu väga palju asju teha väga hästi, et minu esimene paralleel oli kohe Renault 5-ga. Mis ka on just saanud kiita tänu sellele, et seal on nagu sellised väikesed asjad, mis teevad auto nagu mugavaks ja ilusaks, on nagu hästi teostatud, alates juhi need näidikud, funktsionaalsused, paigutus, disainid, viimistlusmaterjalid, et kõik need asjad, mis nagu eraldi võttena võib-olla sa võidki öelda, mis see siis nii vahet lõpuks on, aga kui need kõik asjad on nagu head, siis tervikuna on asi hea. Ja EV4-s on täpselt sama efekt väga tuntav, ta on väga hea viimistluskvaliteediga auto seest, ta on mugavate istmetega auto, rool näiteks ei varja ekraani ära, mis on väga tore, isegi ma panen rooli kõige alla, ma panen istme kõige alla, minu pikkusega inimene näeb ikka tervet ekraani, väga kõva sõna, seda väga paljudes autodes ei ole. Mis oli just Kia ja Hyundai puhudel autodel minu jaoks on see alati probleem olnud. Just, olgugi et tõsi, see üks rooliserv varjab ära selle, kui on üks suur lai ekraan, siis see kliimaosakond on selle ekraani kuskil keskel ja kusagilt läheb see rool alla, nii et selles mõttes see rool mingi tüki sellest ekraanist varjab. Aga kliimaosakonna vaatamine ei ole nüüd nii kriitiline, et sa seda kogu aeg peaks vaatama. Et tegelikult see on väga hästi lahendatud. Tal on piisavalt palju nuppe, kõik roolisoojendused, istmesoojendused, need on toodud ukse peale nupuna. Ka ikkagi käepärane, need on olemas. Sisse väljalülitamise nupp on tal ka olemas, seda võiks ka tegelikult mitte olla. See sõiduselektorite kang on ka eraldi kangikene nagu allpool paremal seal roolisamba küljes tegelikult väga mugava koha peal, kui sul just ei ole mingid 2-meetrised jalad, et siis äkki lähed sa sinna vastu. Graafika pool, kus oli sellest juba natuke juttu, on mõnusalt suur, selge ja stiilne, et siin pannes kõrvale ka isegi mõned Euroopa tootjad, võib-olla rääkimata Hiina tootjatest, kes on mikromeetriste fontidega liikvel autograafika osas, siis Kia on väga hästi aru saanud, et inimesed vaatavad ikkagi autos kaugemalt, võib-olla mõned on vanemad kui teised ja nii edasi. Graafika on väga ilus, selge, kirjaline ja väga informatiivne, et kõik võimalikud sõidukulud, kõik asjad, need on ilusad vaadata, nad on loogilised, nad on kõik olemas. Sõidumugavus, sõiduvaiksus, kas see on väga heal tasemel, et seni ma ütleks, et isegi EV6 tundus ikka suhteliselt nagu lärmakas auto, aga neid ei olnud mul otseselt kõrvutada. Praegu EV4-ga sõites ma pigem ütleks, ta on vaikne auto ja ta on väga hea vedrustusega auto, et just nagu rõhk mugavusel. Et kogu sõidu feeling on selline märksõna nagu pehmus, et auto on nagu heas mõttes pehme, aga ta ei õõtsu ka liiga palju. Väga hea pedaalitunnetus on ka kiirendusel või ütleme siis kiirendipedaalil või gaasipedaalil nii-öelda. Et see on üldse elektriautode puhul selline huvitav nüanss, et kuidas on lahendatud nagu see kiirendipedaali dünaamika sõidu mõttes, et siin paljud Hiina autod üritavad vist kuidagi, ma ei tea, kas mimikeerida on siin õige sõna või jäljendada sellist halvas mõttes bensiiniauto feelingut või tunnetust, et sa nagu vajutad, siis on kuidagi uimane, siis auto nagu natuke tuleks järgi, et ei ole sihukest kohest reaktsiooni. Aga selle vastaspool on võib-olla see, et kui on liiga erkse gaasipedaal, siis auto tundub nagu liiga kuidagi hüppab igasuguse millimeetrise liigutamise peale. Mulle personaalselt meeldib, kui on see pedaal väga seotud kiirusega, aga siinkohal ka EV4-l on õnnestunud Kial või õnnestunud teha selline hea kompromiss, et auto tundub nagu pehme tunnetusega pedaali mõttes, aga ei ole väga suurt sellist kummipaela efekti, et tegelikult on väga hea sõita. Ja mis veel hästi tuli mul meelde, ma nimekirja vaatan, paljud elektriauto omanikud ja entusiastid väga hindavad i-pedaali, ai-pedaal, ma ei tea, kus eesti keeles öeldakse. See on siis omadus, mis tähendab, et kui sa võtad jala ära kiirendipedaalilt, siis auto aeglustub kuni seismiseni. Mina personaalselt seda oma elektriauto puhul ei kasuta, sest mul seda lihtsalt ei ole. Ja minu puhul auto ikkagi aeglustub seal umbes 5 kilomeetrise tunnikiiruseni ja jääb siis nii-öelda edasi vaikselt kulgema, aga kui oleks siis ai-pedaal, vaat siis auto jääb nagu lõpuni seisma. Ja enamasti see ai-pedaal on olemas autodel kõige raskema regeneratsiooni astme puhul. See tähendab seda, et näiteks nagu Kia EV3-l, kui ma ka õigesti mäletan, oli see siis nii, et sa võid valida neid astmeid, seal on labad rooli taga
et sinu genereerimise aste on seal siis mis iganes 0, siis ta veereb, 1 natuke juba pidurdab, kui sa võtad jala ära, 2 pidurdab veel rohkem, 3 veel rohkem. Ja vaat nüüd, kui sa veel kord siis paned raskemaks, siis rakendub ka see ai-pedal, et siis selle kõige raskema asendi puhul ta siis jääb päriselt seisma. Aga EV4 puhul saab neid sõltumatult kombineerida, mis on mõnes mõttes nagu tõesti äge, et kui sa ei taha, et sul jalga siis kiirendipedalilt ära võttes auto kohe väga palju aeglustaks, aga sa samal ajal tahad, et ta ikkagi veereks seismiseni ilma sekkumata. Vaat siis seal saad niimoodi teha, et näiteks mulle väga meeldis asend, regeneerimise asend 2, mis ei olnud kõige tugevam, aga samal ajal panin ka selle ai-pedali veel sisse ja see koos toimis väga hästi. Ehk et see pikk jutt tähendab, et esimest korda ma julgeks lausa väita või praegu mul ei meenu autosid, millel on niimoodi kombineeritud, et sa saad siis täiesti sõltumatult seda regeneratsiooni astet ja ai-pedali olemust või kas ta on sisse lülitatud või siis välja lülitatud kombineerida. Et ka selline väike asi, aga tegelikult tore võimalus, kui juba sa tead, mida sa elektriautost tahad. Aga noh, kui see kiidujutt kõik võib-olla nagu kokku tõmmata, siis tegelikult aga seal on ikkagi asju, mis võib-olla nii head ei ole või noh, mida peab võib-olla siis nagu arvestama, et tõesti istudes võib-olla natuke sellisest ärksama tunnetusega autost sinna sisse, siis see rool on tal kuidagi lahendatud nagu kummaliselt, ta on esiveoline auto. Ja esiveoliste autode puhul, kui on ka elektriauto, kus on palju pöördemomenti, siis kipub esiveoline auto nagu nii-öelda seda rooli käes sikutama, mille hea näide ongi Renault 5. Et ta on küll väiksem auto, aga kui sa rohkem pajutad, rohkem kiirendad, siis tunnetad, kuidas nagu auto otsib teed. Alajuhitavus. No, jah, aga alajuhitavus on vale öelda, vaid noh, kuna rattad tahavad autot hirmsasti kiiresti edasi vedada, siis rool nagu annab tunda, et ratastes on palju jõudu ja siis nad sikutavad ju ka rooli asendit, kuna ratas oma asendit selle veojõuga muudab. Siis EV4 on seda kuidagi väga õnnestunult summutatud ja sa tegelikult üldse ei tunneta, et ta on nagu esiveoline auto, sest et roolist ei anna midagi märku, kuhu poole auto sikutab, aga mulje jääbki selline, et rool on väga ülevõimendatud, et seal on nagu mingisugune võimendi vahel ja siis on tehtud see rool ka väga raskeks, et samal ajal ta on nagu ülevõimendatud, aga raske, et ühtepidi siis tunduks, et raske rool, mul on väga sportlik auto, aga teistpidi sa ei saa nagu täpselt üldse aru, et kas see on siis mingi sellepärast raske, et auto liigub mingisuguse kiirusega või on mingid teeolud vastavad või et noh, olles nagu harjunud, et rooli kergus või raskus võiks olla mingis seoses ka auto kiiruse ja teekatte ja kõige sellega, siis seal nagu nii ei ole. Rool on kogu aeg raske, ükskõik kas sa sõidad siis nii-öelda piltlikult ilmselt jää või lume peal, sõidad sa 200-ga või 20-ga, et see rooli tunnetus on nagu kummaline ja sa üldse ei tunne, et rool midagi sikutaks, oleks nagu mõnes mõttes nagu tagaveolise auto tunne vähemalt normaalsetel kiirustel sõites, mis võib-olla ongi hea. Ehk et see tähendab nagu seda, et see juhitavuse pool lihtsalt ei ole nagu nii tagasisidet andev, kui võib-olla tahaks tõeline auto juhtimise entusiast tunda. Et ta on pigem selline, noh, unustad selle juhtimise poole emotsiooni ära ja lihtsalt sõidad ja vale oleks öelda, et ta kuidagi halb on sõita, aga lihtsalt sul ei ole sellist roolitunnetuse sidestust teekattega, aga teistpidi kuidagi ei saa öelda, et ta kurvides nüüd kalduks või oleks ebamugav, et see kõik on nagu hea, et võib-olla ma ei tahagi öelda, et see on nagu miinus, aga sa pead nagu arvestama, et sellist Renault 5 niisugust nagu sõitja krapsakust sealt ei tule, et seda noh, võiks nagu arvata, et tuleb, kuna ta on tõesti selline sportlikuma feelingu ja välimusega auto, aga pigem on ta ikkagi heas mõttes väga kvaliteetne igapäeva auto rahulikumaks sõiduks, sest ka ega võimsusnäitajad on tal ka sellised noh, mõnes mõttes pealtnäha nagu tagasihoidlikud, 150 kilovatised mootorid, akupakk on seal kahes suuruses, umbes vist 60, umbes 80, võtab elektrit täitsa keskmiselt mingisugune 17-18 kilovatt-tundi 100-le ja see suurema akuga versioon vist peaks olema ka Kiia kõige kaugemale sõitev auto täna selle ametliku näitaja järgi, et noh, võiks vist jõuda lausa, ma ei tea, kas ta 600 kilomeetri kaugusele, et peab tunnistama, et see näidik seal sees, noh, seda on ka teistel autodel, aga seal on see ka väga hästi välja toodud, et tal on nagu see sõiduprognoos suuremate numbritega on selline keskmine ja selle üleval ja all on siis pessimistlik ja optimistlik. Et seda on ka nagu hea teada, et sa tõesti näed, et kui see pessimistlik on sul seal nii-öelda täispaagiga võib-olla 300, no siis sa tead, et vähemalt 300 jõuad sa nüüd igal juhul. Ja võib-olla kui optimistlik on seal 600, noh siis sa tead, et kui sa metsikult ökotad või mida iganes teed, kogu aeg alla mäge sõidad, siis sa jõuadki võib-olla 600 kilomeetri kaugusele ja suurte numbritega on siis see keskmine kaugus.
ja selliseid väikseid tarkusi on seal ka palju, mis on hästi lahendatud, et peaks siis saama võtme panna lausa Google Walletisse omale ja. Tahtsingi küsida, et kas sellel on kogu siis ikkagi see Android auto multi pakett on täis võimalustega? Android auto jah, ilmselt ka Apple CarPlay, mina proovisin Android autot, töötab väga probleemivabalt, juhtmevabalt. See telefoni asukoht, kus seda autos paned, seal on selline niisugune mõnus ala seal all ees, et sa näed, et su telefon on laadija peal, ta ei ole kuskil augus, et ta liiga kuumaks läheks, seal on selline LED riba kõrval, mis näitab siis, et telefon laeb, mitte mingit probleeme sellega. Ja ta on ka siis platvormi mõttes on ka toetutud V2L ja V2G valmidus, mis on siis autost elektri väljavõtmise standardid. Saad laadida ka naabreid. Jah, miinuste hulka võib olla ka veel, et see laadimisvõimsus on tal 400-voldine platvorm, et ta ei ole siis 800-voldine nagu peaks olema EV6 ja Ioniq 5 ja maksimaalne laadimisvõimsus peaks olema ainult siis 135 kilovatti ja ma nüüd ei oskagi öelda, et mis piirides ta selline on, see ei ole nagu kindlasti kõige suurem. Kokkuvõttes peaks ütlema umbes 2,5 lausega. Paberil ta võib-olla ei näegi välja nii äge, sest sa vaatad seda mootori võimsust, siis vaatad seda, laadimisvõimsust või mingit platvorme ja siis hakkad mõtlema, et mis ta on mingisugune vana tehnika ja pole üldse äge. Aga kui sa taga päriselt sõidad, näed kõiki seda ergonoomikat, siseviimistlust, sõidumugavust, vaikust, neid väikseid omadusi, disaini ja sealt tuleb selle auto nagu tõeline väärtus välja, et seda autot on vaja minna käega ja tagumikuga katsuma. Ja siis ta on äge, et selles hinnaklassis muidugi võib leida seal Hiina poolt odavamaid pakkumisi, aga Kia on sinna suutnud sisse panna ikka täitsa nagu sellise heas mõttes saksa autoliku viimistlustaseme. Ja kui sa hakkad nagu sellega võrdlema, siis ta on ju väga, väga soodne. Et tegelikult väga premium auto tunnetusega, väga tore koht, kus istuda ja olla, on siis EV4. Nii et kui teil on sellised väiksemad autod sihikul, ta ikkagi on ju olemuselt ikkagi väiksem auto, siis tasub minna igal juhul vaadata, aga sõidus ta kas siis kahjuks või õnneks, ta nii väike auto ei tundu, et nüüd Renault 5 ja selle vahel päris nagu ma võrdusmärki kindlasti ei saaks panna, et kui on eesmärgiks väiksema autoga liikluses huligaanitseda, siis sobib Renault 5 selleks palju paremini kui EV4. Renault 5 on ikka pigem EV3 konkurent või isegi veel väiksem. Jah, EV3 tundub üldse nagu väga plass ja väga igav auto, et EV4 on kindlasti palju emotsioonikam nagu igas mõttes, aga ma paneks sellisele ägeduse pingereale kindlasti EV4 kohe täitsa selle Renault 5 järgi või kohati samale tasemele, et väga palju asju on Kial tehtud õigesti. No seda on hea kuulda, sest et kui asi ei paista huvitav välja, aga oma muljete järgi on huvitavam, siis on seda hea kuulda, et sa oled seda proovinud ja soovitad ka teistele. Teistel inimestel on normaalses moodus termosed, aga mul on mingisugune 2-liitrine või liitrine termos, mida ma alati kaasas kannan ja mis ei mahu topsihoidikusse ja EV4 mahtus. Ma arvan, et see on hea märk, sest ma olen need suured termosid nagu sul, need levivad. Ma ei saa aru, mis teil viga on inimesed, aga see on trend. Ameerikas levivad nad eriti palju, mina ka ei saa aru. See Ameerika asi tuleb. Poole liitrist piisab. Siis on hästi. See mahtus väga täpselt sinna topsihoidikusse, mille asukoht on ka väga hea, et see ei ole seal sul 2 istme vahel, et kui sa paned oma suured termose sinna püsti ja see seal laeni ulatub, siis sa ei saa enam kaassõitjale kätt põlve peale panna, et see termos asub tegelikult ees seal natukene nagu allpool, madalamal eespool, et see termos ei jää kusagile ette, nii et pigem nagu väga hea asukoht, 2 topsihoidikut. Et ühesõnaga tahaksin rääkida veel sellest autost pikalt, aga... Jaa, aga meie saateaeg on läbi, väga põnev, palju erinevaid teemasid, palju põnevaid kirju teilt kuulajad. Me jätkame teemade katmisega nädala aja pärast, jätkame teie kirjade ette lugemisega nädala aja pärast, kui need laekub, saatke meile. Me võtame nüüd siit nädalase vahe ja oleme tagasi järgmine kord. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.